Juba ammusest ajast kasutatakse sümboleid. Mõne asja tähistamiseks kasutatakse harjumuse tõttu alati ühte sugu. Näiteks liiklusmärkidel tähistatakse jalakäijate teed ema ja lapse pildiga. See ei tähenda, et mehed ei tohiks seal käia. Ülekäigurajamärgil on mehe pilt. Muidugi tohivad kõik jalakäijad selle märgi juures üle tee minna, mitte ainult mehed. Aga on ka selliseid märke, millega mõni inimene ei ole veel harjunud. Sellepärast on parem, kui sümbolid ei tekita segadust, vaid hõlmavad kohe nii nais- kui ka meessugu. Teisiti öeldes, head sümbolid on sooneutraalsed. Vaatame, mis juhtus ühe väikese poisiga restoranis. Ema, isa ja nende 4-aastane poeg lähevad restorani lõunale. Tellitud toit on maitsev. Kõigil on hea meel. Ühel hetkel soovib poeg Martin minna WC-sse. WC juures on 3 ust. Ustel on pildid, mis näitavad, milline WC on meestele ja milline naistele. 3. on lastekabiin, aga selle uksel on ainult tüdruku pilt. Martin on segaduses. Ta küsib, kus on poiste kabiin. Miks on uksel ainult tüdruku pilt? Martin ei taha minna tüdrukute WC-sse. Ema seletab Martinile, et see kabiin on kõigile lastele. Tüdruku pilt ei tähenda, et sellesse WC-sse tohivad minna ainult tüdrukud. Martin ei ole sellega nõus. Ta ei taha tüdrukute kabiini minna. Lõpuks Martin siiski nõustub tüdruku pildiga kabiini minema, aga see ei meeldi talle. Sellele murele leidub ju lihtne lahendus. Laste WC uksele saab panna nii poisi kui ka tüdruku pildi. Siis ei tunne keegi ennast ebamugavalt.